Nii, nüüd saab. Ja uuesti. Kuidas Elisal Rohetiigri pilootprogrammis ja akadeemias läheb? Väga tegusalt läheb, et oleme esimesed kodutööd ära teinud osaliselt, kuna tegemist on ikkagi suure organisatsiooniga, siis võtab see veel meie jaoks aega. Ja viimane kodutöö oligi siis keskkonna aspektide tuvastamine ja ka keskkonnamõjude, et mis sealt sellised suurimad äratundmised või taipamised teie jaoks olid? Kui meil on eelnevalt olnud tegelikult Soome poolt juba raportid tehtud, et me teadsime, et meie kõige suurem mõju on siis seotud energiatarbimisega, transpordiga, jäätmetega, ehk siis seadmed, mida me kasutame oma tugijaamades, serveriparkides, seadmed, mida me ise kasutame oma töö tegemiseks ja seadmed, mida me müüme klientidele, siis eks väikseid selliseid leide oli siiski. Aga on teil selgunud, et millele te nüüd lähiajal keskenduda tahaksite või see töö veel käib? Meil on enam-vähem selge, aga töö veel käib, et kindlasti me tahaksime oma kliente harida. Mis oli minu jaoks hästi suur üllatus on see, et me näiteks saadame iga kuu 71 000 paberarvet oma klientidele, et me väga hea meelega hariks oma kliente ja suunaks need arvete digikanalisse. Ja kuidas üldine tunne on Rohetiigriks olemisel? Paar märksõna? Üldine tunne on väga hea, et kodus ka öeldakse, et see rohetiiger käis siit toast jälle läbi. Et kui jälle mingisugune mõte käib läbi, siis on see rohetiiger. Olgu, aitäh!